Tere vahtsest Setomaa ka ja tämbe on meil jälki järjekordne saade Setomaa ajalehe tutvustusega ja kaeme siis septembrikuu numbri uudissit. Ja nii nagu õks, mukka on tämbe saate lehe päätoimetaja Kauksi Ülle. Tere Ülle! Kõigepealt läheme Suvitsele Petserile, kus oli siis nagu alati Jumalaema uinumise kloostri sünnipäiv. Ja Tormi Piret on ka ilusa pildi teinud olles lilivaibast, mis seal kloostri numm. Ja Reimanninele kirjutanud väikese reportaaži tuust, et kus ta siis jalutas Petseri uulitsit pitten ja mis on siis muutunud ja mis on sääne nagu oli juba siis, kui ta läts oli. No võt. Huvitav lugemine. Huvitav lugemine, paneme järgmist lehekülge. Mimmanu jõuds ilmakuulus fotograaf Nelsoni Jimmy ja Laaneotsa Annelases kirjutas veidikese, et ta käve siin ettevalmistamaan suurempat tuuri, et tule siis seto kultuuri jäädvustama. Time on fotograaf, kes on siis maailman egasugutsid põlisrahvit ja huvitavit rahvit pilte peale püüdnu ja noist näitusid enne. Siis jõuds ka kultuuriministri Tõnis Lukas Setomaale ja käveses külletovan, käve värskan ja siis Obinitsan laulse siis ka Miihi laulu, ütlen Miihiga. Nii. Ja siis Ülemsootska Veerusa kirjutit esi, et võid paari sõnaga kokku võtta. No jah, ma tahtsin ütelda veel seda, et nüüd on meil presidendi ja ministri tõemeeli Setomaal käime ja valitsus teik välitöid, aga eks jah, nüüd Ülemsootska Veeru ma eks tenne kõiki nuid, kes on midagi nüüd ette võtnud Setolehe tegemisest, mitte Setolehe tegemisest, Setolehega seoses miilde üts vahtsane tegemine, mis minkast tämbe kindla juttu tule, aga kõiki nuid, kes on naanu nüüd ja õkvalt midagi vahtsast oma kultuuri hoitmisest tegema, et ma tenne neid. Loodame, et noid tegusid tule veel palju. Ja 3. leheküljel pakutas tetas punkte kostipäeval juhtunust ja toimunust ja tagasisidest. Pärno ja Ülle, kes tuda projektises vidasi, tegi siin kokkuvõtted kullel külalisi ja tõesti süüke väga kiiteti, programmi kiiteti, et paistu, et külalise oli väga rahul. Ja Seto Küük kui organisatsioon saa ka siis vahtse tegevjuhi, kelles on see Siilbeki Mailis ja Pärno ja Ülle esitaski talle rea küsimusi, et mis aastises see strateegiliselt nii olulise organisatsiooni tegevjuhiga tuttavas. Kas me sellelt 3. lehelt saame ka tiida, kas järgmine aasta ka Kostiva ei tule Setomaal? Ja tegata vist tulemata ei jää, sellepärast, et ta kuigi nagu tegi ja ütles ka, et kas täst nüüd eriti tuud majanduslikku kasvu, aga kui tähtaigumma vahel saa mõni aid vai kõrvalhoone väga iluste kõrdad ja tore omamuudu ka. No nii, läheme edasi. 4. leheküljel on siis Nassarielvil järg Petseri ehitus- ja keraamikakooli Kotsile ja see on siis sääntsile ajaloohuvilistele, et olessi õks nagu mi ajalugu kindlale vähemalt üten kohan ka alale, et kui meil ajaloo ajakirja praegu ei ole, siis vähemalt ajalehe vahel mi proovimisest tuda ajalukku teta inimestele kätte saadavas. Ja siis väikene uudis on siia lehele veel ära mahtunud Meremäe noortekeskusel juhataja Kauskipäivi juhtimisel tetti siis sääne algatus, et osteti jalgratid noorile siia, nagu noortekeskuste, et nüüd saavad palju rattamatku teta, et oles sääne tervislik ja silmäringi avardav ja et ne võimalikult palju õuen olessi. Ja noores siis hää meelega ka noide ratastega tegeva rattamatku. No vot,
ja jõuamegi siit Taolu ja noortematkamalt Setomaa vallauudiste vahele, nii nagu Õksam Setomaa lehe vahelehena vallauudisse, et mis siis valdan Tiide? No kõige kiirempum MTÜ-del tollega, et 15. oktoobris tule kõiksugu toetuse taotluse ära esitada, et lisainfot saatses Karin Viljuse käest ja 15. oktoobrist pead siis MTÜ-del olema oma selge, et kust teda taotleda ja mille jaoks taotleda ja tuu asi valmisteta. Ja siin on siis ka palju neid koolilatsi, et Setomaa valla koolide esimese klassi õpilased, kes siis koolitiid alustiva, siin ka nüüd pildikeste peal. Ja siis viidi läbi Setomaale elama maal elamise päiv 22. septembril ja siis käveva huvilise kaeman koha peal ja vestleman inimestega, kes siis siin juba elas. Siin on siis järgmisel leheküljel juba äratoodu lumetõrjenõudega, siis juba sügismaru hummenes lubati pikalt lumigi taivale jääs. Ja jäätmeveo hinna viiproovi tetas Värskan Laossinal Mikitamäel ja siis Värska noortekeskuse juhataja Triinu Arund siis kirjutanud ka, et mida siis vahtsal aastal noortekeskustest uuta ja mis seal siis tetas, et igatahes palju sportlikku tegevist ka plaanin. Ja 7. leheküljel siis kellikittus kirjutanud president Kersti Kaljulaid külas Setomaad ja siin on hästi vahva pilt, kus siis Kõivuanne oppas presidendile ketramist, taku ketramist paistus mulle siit pildi pealt. Ja oli siis sääne Timme jaos väga huvitava päeva. Mina oli ka selle pildi tegemise mann ja ütleme niimoodi, et presidendile kukub väga hästi välja, et ta peas veel tulema Kagu-Eestisse veel paarist kuust ja siis minema Annemana opma. Tead, velge, et mitte ainult presidendile ei tule hästi välja, vaid ütle sõnaga, et kultuuri jätkamises ja kangakudamise jätkajas me peame vist ka koha peal siit rohkem harima, sest kuningriigin oli võistlusel ainult 7 naist, kes vokiga julasiva võistlusele minna. Noh, ja avvu siis võitjale. Igal juhul. Ja siis on veel sääne huvitav kultuuriuudis, et kunstnik Jan Tammik ka Värskan tegi üte maja kõrda, et kus ta siis näütas maalisid ja kus tal on ka siis nii ütelda võimalik külastada tema ateljeed, sealt kunsti osta, sõnakene juttu aia ja et nüüd on ka Värskan sääne kotus olema. Ja siis avatud Setomaad külast meil siis ka sotsiaalminister Tanel Kiik. Ilmselt tiiad sa tust rohkem kui ma. Ja siis spordiuudis on alati ka väga meeldiva. Oli tegus kergejõustiku suvi, orienteerumisklubi Peko võits 5 päevaga 32 Eesti meistrivõistluste medalit ja kiikingu alal oli siis tubli jällegi vabadusspordinoore. Ja meil saigi vist nüüd Setomaa valla uudise läbi ja jõuame tagasi jalki Setomaa lehe peale, mis on siis, ma tuletan meelde, on setokeelne täveste ja valla uudise vahepeal oma ka riigikeele, eesti keele. Aga ma tahan ka veel meelde tuleta kõigile, et kes on elase Setomaal ja uutva Setomaad, et nulle leht postkasti. Anu, kes elase välähpuul Setomaad, Tallinna, Tartu, no peasi lehetelme hindele. Ja siin all just ka kõik meil tekst, aadressi ja telefoninumbri, kus saad siis telli hindele Setomaa. Ja muidugi näüdäki siis saatele pässe ka, et oles sellel saatel ka rohkem kaet. Aga läheme siis Setomaa lehega ja lehekülle ütsega edasi, et kaemi, mis seal uudist on.
Seto instituudi tegusse juht Raudo ja Ahto sai siis ka selle arvuti takka ja kirut veidikese siis oma kibedatest tüüdest, mis tal tuleses Seto instituudin ja mis tal tettu ja mis tal jällegi plaaninum. Et uutani vahtsid näitusi, kui vahtsid trükissid, et igatahes on instituut tegus olnud. Ja üks hästi oluline asi Setomaa kultuuri säilitamises on loomulikult kõik võimaliku perede kokkutuleku. Ja siin siis Mustimõtsa Indrek, kes on siis Puugnitsa külast, kirutaski, kuidas Mustimõtsa ja Sõrmuse saivad kokku. Et kuis kunagi peeti seal kandi Ninnikirmast ja kuis nimesses teivet olla ka juba kattesuguvõsa baasil ära ja andva lubaduse, et järgmine aasta võis teda juba niimoodi, et ka kogu tolle külarahvas saasi kokku. Ja uutta on siis ka Seto nädalit. Sarvõies seletas, et mida muuta Seto nädalil Obinitsa muuseumin, aga Seto nädalil pakutas tegevust nii kooliden. Ma olen kuulnud, et Meremäe kuuli otsitas vilistlasi tundisid andma ja seto keelen ja sõnaga, et muuseumin siis on ka võetas ette raamatutele ja vihkudele tsitsirõivast ümbriste tegemise, ei pea ju kõik kilest olema. Jah, et Seto nätel tule ja nii nagu ma olen ka üks üles kutsunud, et kõnelge seto keele ja nüüd Seto nätel on just tujast hääig, et proovi siis oma seto kiilt ja kanda seto rõivit, et siis on vähe julgeb, et kõigil on vaja kõnelda seto keele ja kõigil on vaja rõiva selga panda, et siis seltsi on segaseb ja siis võib-olla on ka lihtsalt tood ette, nii et olge kõik aktiivse Seto nädalal. Leheküljel 10 on nüüd tõeliselt huvitav lugu Nassar Jelvi, kes on sääne väga hää asjatundja Seto söögikultuuri ajaloo ja sääntside vannu kombide alal. Siis Time on kirjutanudki söögi anomist ja süümise kombist vana laul. Ja see on tõesti niivõrd huvitav, et kas sina, Rein, mõistad arvata, et kuna umbes näites Uusvada külän minti üle puuliudadelt selle saviliudade pealt süümise pääle? No ma ei tea, aga ma paku, et tuu tuli vast eelmise sajandi alguse, et ma usu, et 1101 vil süüdi puuliua pealt. Ja mis on õige vastus? Õige vastus on niimoodi, et arvada 100–150 aastaka tagasi minti puulivalt süümise moodust üle savianomilt süümisele. Uusvada külast on 1932. aastal üles tähendet, et puitsit anomit naatas sineb tartama 10–15 aastat tagasi. No siis läks täppi. Ma olen sulle lugenud seda. Ma usu. Ja siis üte sõnaga, et tulesid välja, et algul oli puuanuma, ega lütel oli oma puu luitsmärgikene pääl ja siis tuli saviliva ja siis, mida näitas ka mina asti, oli tuu, et neid portselanist või fajansist taldrikke kutsuti kiviliva. Et too oli minu jaoks suur uudis. Toda ka ma ei tea, aga ma tea igatahes, et mi pere sai Uusvada küle kui juttu. Et vahepeal tuli potiseto ja siis tõi taldrikid, just neid fajanstaldrikid, et siis sai kaltsu vasta neid vahetadus. Et seda ma eski mäleta. Ja mäleta küll seda, et see tüteluitsaga süümine, see eski vahepeal veel juhtu, et see panti pott lava peale ja siis ega üldse jumaluitsaga. Aga puuliudasid ei mäleta tõesti. Jaa, no ilmselt kulusiva ära. Ja siis on ka siin kõik tust pliini kütsämisest ja kõik, kes vähemalt toitlustamise ja turismiga tegeles ja üte sõnaga, et ma soovitasin seda artiklit tõesti kõigile ja ma soovitas ka lastele seda nagu säänest söögiriistade ajalukku tutvustada.
Pliiniküsemist ma küll mäletan, et kus suure haaho tetti tõi pliine ja no oli nii hää. Ja siin on nii huvitavit asju, näitas, et munna eest tohe ütsinda süve pidi palakese tõsele ka andma, et siis püsüt nagu terve. Toodasti jäkka mina näitas ja nii edasi, aga jätame seoses lugejatele avastada. Ja siis Annela Laaneotsalt veel uudis, et Helmise Leelokoor oli siis ka tollel üritusel, kus otsustati Tartun, et kas sa Tartu või Narva Euroopa kultuuripealinnast. Ja siis tolle 2024 siis sa Tartu Euroopa kultuuripealinnast, Lõuna-Eesti siis ka kõik Tartu küllen tolle programmide läbiviimise man ja Helmise koor siis oli seal ka kontserdil laulman. Ja ma saan aru, et nii Annelaga jätkame järgmises leheküljest, et tuu minkas nüüd juttu tule, tuu ma lõi Edimetsa üte päevaga kähku läbi selle, et ma oli just saanud Ülemsootskast ja tahtsin tiida, et mis tuu Ülemsootska amet on, aga minkas täpselt jutt on siis? No vähemalt sinul vist ei ole tuu pääküsimus nii aktuaalne, et kui kaapu mõlema õigel ajal päänumi õigel ajal maha võtat, aga naistel noid pääkatetega tõesti, et mingi 6 selle raamatu kõige mõjuvamat lehekülge vist ummaki nase pääkatte ainelise. Aga tegemist, see nagu referaadiga, siis, aga selle ajalehen käsitles siis raamatut Hannu Oittinen, kes on siis estofiil ja on ka siis Soome Setoseltsi liige. Ja tema siis lugesi ka ja üte sõnaga, ütel ka väga huvitav lugemine aga tema sest tõigi välja, et tema jaos on väga huvitav tiidmine, et Ülemsootska täitsa nagu oma rahakoti peal pead toime tulema, et ei ole nagu säänsid toetusi, et tegelikult see on nii täiskohaga töö ja nii tõsine asi, et tema jaos oldu huvitav, tema arvas, et tuu küsimus on kroonikoguliks juba lahendatu, aga raamatus sai ta tiida, et ei ole. Jah, et kõik aeg on olnud sääne auamet aga kõik võib-olla tõesti arvas, et on ka hästi tasustat amet, aga jah, ma kinnita ka, et ikka lähed oma rahakoti peale siin. Ja siis Annelaga saavad siis kohtuda Meremäe ja Obinitsa ja Värska raamatukogu lugeja, et 16. oktoobril kell 1 Meremäe raamatukogu lugeja, 16. oktoobril kell 11 Obinitsa raamatukogu lugeja ja 22. oktoobril Värska raamatukogu lugeja. Nii et siis on võimalik ka küsimusi esitada. Ja sellel leheküljel on veel Tormipireti lugu, kus siis Petserin augusti lõpun Petseri surnuaia osa koristiva, et kus oli siis kunagi Eesti matuse ja need teivadki teda tuupärast, et sinna lihtsalt ei nakatas pääle matmatu vana Eesti matmisala siis säilisi ja olessi kõrran. Nii et jah, aitüma kõigile talgolistele, kes Petseri poole peal surnuaidu koristama ja tuu on väga tänuväärt töö, nii et aitüma teile. Ja Setomaal tõesti sündmustest puudu ei tule. Setomaa nädal, Setomaa nädalit alustades juba muuseumide 1. oktoobril, on siis fotonäitus 25 aastast algusest avamine Tšäimajan ja Seto kultuurisündmuses siis jätkus. Ja 1. oktoobril kell 17 on Värska kultuurimajas Setomaa päiv. Siis kuulutas Setomaa edendusfond, et tema võt vasta taotlusi hüvi setoalaste mõttide rahastamisest. Ja taotlusi saa saata 1. oktoobris Viljõutüüse ja sest Setomaa edendusfond võt kõik aeg vasta ka annetusi kõigilt, keda tahtva häid mõttit
avitada ellu viia. Ja siis nüüd kõige olulisem asi just ma arvan, et mi jaos siis, et me kuulutame välja järjekordse seto jutuvõistluse. Et siis põliskeeli aastak ja tuu tähendas, et ka seto keele aastak. Ja Rein, kus sul tuu mõtted tuli? No aga see tuli peaaegu meil sinu mõtte välja. Ega me ei tiiagi, kelle mõte ta oli vist. Kuigi tuli. Et me jah arutime, et tegelikult on meil ju vähe seda, et uudiskirjandust või vahtseid kirjutajaid või tegelikult me ei ole üles leidnud neid nuuri, võib-olla kes mõista hästi kirjutada ja kes mõista ka võib-olla seto keelt, et nüüd on võimalus seda proovida, kuis välja kukkus ja saata oma töövõistlusele. Et ega siin teksti ei pea väga pika olema, nii et aga täpsemalt ongi siin lehekirjotet meil. Aitüma kuulemast kaemast. Näydake saatele pässä, telke endale Seto meediakanal ja vahtsite uudistega siis umbes 6 aasta pärast, mis on oktoobrikuu Setomaa vahtsust. Aga nii kaua siis teile hääd nägemist.